Selline uhke hoone võiks siis enam kui aasta pärast investada Tallinna, eriti just Põhja-Tallinna linnaosa. Volta kvartali arenduses saab see tornmaja olema millegi olulise alus. Vähemalt arendaja ise nii loodab. Täna asetati Volta Skyle, nagu seda projekti nimetatakse, nurgakivi. Meie jaoks on Volta kvartal tervikuna tegelikult selline nagu uuesti taassünd. See on vana tööstusala ümbersünd elukeskkonnaks, terviklikuks elukeskkonnaks. Ja Volta kvartalit on juba arendatud ja ehitatud mitmed aastad. Ja kuigi me täna paneme nurgakivi Volta Skyle, siis tegelikult ütleksigi laiemalt, et me paneme nurgakivi Volta kvartalile ja kogu Põhja-Tallinna uuele ajastule või uuele ajajärgule. See on meie signatuurarendus, ta on maamärk siin samas meie Volta kvartalis ja kogu Põhja-Tallinnas. Jah, tõepoolest, ta on ainuke Põhja-Tallinna kõrghoone uusarendustest. Põhja-Tallinna ajalooline arhitektuur on selline, kus väga palju improviseerida ei saa. Linnaruum paneb seal ette omad piirid. Samuti on piirid hoone mahu osas. Seetõttu oli arhitektidele see suur väljakutse. Maja võib igasugust teha, aga tegelikult ju sa tahad selle maja teha nii, et ta sobiks konteksti, et ta oleks natukenegi seotud selle pärandiga, selle ajalooga ja oleks kaasaegne ja vaataks tulevikku ja oleks inimestel mõnus elada. Nii et ei ole lihtne, jah. On siin, nagu olete siia plaaninud kasutada ka midagi täiesti uusi, selliseid lahendusi, kas või ehitustehnilisi lahendusi, et oleks tõepoolest ikkagi oma ajast ees natukene? No meil on selline betoonist monteeritud maja ja nüüd ütleme, me oleme nüüd selle betooniviire küll nagu kombanud ja otsinud selliseid julgemaid lahendusi fassaadide puhul ja keerukamaid aga ära tehtavaid, nii et natukene küll, jah. No siia sellesse auku siis peaks kerkima üsna varsti juba 12-kordne kõrghoone, millest võib saada siis Põhja-Tallinna uus maamärk ja kusjuures korterid sellesse kõrghoonesse on praktiliselt juba välja müüdud. Korterid on head suured, nii et huvi sellise elamispinna vastu on päris suur. Põhiliselt on tegemist eluhoonega, vaid esimesele korrusele tulevad teatud mahus bürood. Siin on 2-3-toolisi ja on suuremate tubadelisi kortereid ka, aga muidugi korterid on suuremad, üleüldse korterid on läinud suuremaks ja siin mina saan aru küll, et siin on inimesed soovivad suuremaid korterid, nii et me isegi teeme ümber kortereid, et vähendame tubasid, et korterid oleksid avaramad ja mõnusamad elada. Üksed 80-100 ruudused juba? Ja isegi suuremaid on siin on isegi kõige suurem võib-olla tuleb 250 ruutmeetrit mille tegemisel, et ikka. Nagu ikka, ükski arendaja tegelikult ei stardi ehitusega samaaegselt ka mitte müümata. Nii et ses suhtes huvi on märkimisväärne ja oleme tegelikult neid kliente järjest teenindamas ja neid broneeringuid sõlmimas.